Imelised, minu nimi Kristel Laksmi-Titt on jällegi eeteris siis siit San Diegost ja kui sa täna jõuad siia liinile, kindlasti anna märku, et sa oled kohal ja kus kohas sa täna kuulad, väike aloha ei teeks üldse paha. Ja olen Kristel Ra, kes kutsub siis ennast külluse antropoloogiks ja mulle väga sageli meeldib nii-öelda siis leida inimestes üles need varjatud aarded, peidetud aarded, kus on siis peidus ka nende talendid ja kui need talendid töösse panna, saame aktiveerida täielikult siis holistilise külluse, mis seejärel hakkab aitama siis manifesteerida meie sisemisi muinasjutte ja unistusi meie tingimustel. Ja see on see siis, millega ma olen tegelikult tegelenud nüüd need, võiks öelda, viimased 20 aastat kaudselt või siis otseselt ja täna ma räägiksin siis just sisemisest mehest, kuigi dünaamika mõttes peaks tulema kõigepealt sisemine naine. Aga kuna on aasta algus, siis ma arvan, sisemine mees on natukene nii-öelda siis, kuidas öelda, kripeldab, sest paljud inimesed võib-olla ei aktiveeri teda piisavalt siis aasta alguses. Ja ma näen, juba on olemas Anneli Ernits ja Maris Ramm-Fletcher, aitäh, väga tore, et oled olemas. Ja täna ole kindlasti siin kuni lõpuni, ma arvestan kuskil võib-olla pool tundi, võib-olla natuke vähem ja lõpus ma esitan ka ühe küsimuse ja seal hulgas on siis võimalus saada üks lisamaterjal tasuta kingituseks, kui sa vastad mulle siis täpselt nii, nagu siis oleks vaja. Ja rääkides siis sisemisest mehest, väga sageli põhifookus, kui inimesed räägivad sisemisest perest, on tegelikult sisemisel lapsel, sisemine naine, sisemisest mehest nagu väga ei räägita. Kuid sisemine mees on üks kõige olulisem siis teisest otsast nii-öelda siis tegelane. Kui mina hakkasin oma sisemise mehega rääkima, see oli aastaid tagasi, ma põhimõtteliselt hakkasin teda kanaldama nii-öelda iseenda seest, siis väga põnevad seiklused tulid sellest välja ja ma hakkasin tõesti aru saama, kui palju asju minu elus ei tegelikult paigast ära sisemise mehe siis perspektiivi kohaselt ja sisemine mees on siis ühenduses kõige maskuliinsega ja kõik siis see, mis nii-öelda siis mehelikkusega ka on seotud. Nii et pole vahet, kas oled mees või naine, sinu sees on see sisemine mees olemas. Nüüd, kui me räägime Eesti kultuuriruumis, siis seda ma olen ka enne maininud, enamus Eesti naised, nende sisemised mehed on ribadeks, sest väga sageli oleme kasvanud siis kas ilma isata, ilma vanemateta üldse, võib-olla vanavanematega hoopiski ja seetõttu ei ole olnud nii-öelda siis mees eeskujusid ja ei ole olnud ka sellist tugevat nii-öelda siis juhti meie elus. Ja kui see on puudu, siis tegelikult eriti kui naised sellises keskkonnas üles kasvavad, nad rabavad ennast üle ja väga raske nii-öelda siis neid asju tasakaalus hoida, nagu me eile rääkisime sellest tasakaalupunktist, et leida see iseenda sees ülesse. Ja sisemisel mehel on mega nii-öelda siis ühendus küllusega. Ja kui me praegu ka nii-öelda oleme otsi kokku tõmbamas praeguse siis online grupiga sisemise mehe kuust, siis see, mis tulemused on juba nagu väga võimsad nagu näha, kui teatud asjadele siis hakata tähelepanu panema, mis nendest siis nii-öelda lõpuks välja saab tulla. Ja kui ma alustasin siis vestlust oma sisemise mehega, siis ma olin üllatunud, kui imeline ja kui tugev ja kui struktureeritud ja süsteemne ta oli. Ja mida aeg edasi läks, seda rohkem ta hakkas mulle andma nii-öelda siis sisemisi juhiseid, kas ja mida ma saan teha, et muuta oma elu siis veelgi rohkem oma unistuseks iseenda tingimustel. Ja üks esimesi asju tegelikult, mis on sisemise mehe võib-olla nii-öelda number 1 südame teema, on tegelikult raha ja finantsid. Ja nüüd, kui sina tahad näha ja tunnetada väike nii-öelda check-up, kaardistada nii-öelda check-up, kus seisus on sinu sisemine mees, siis vaata oma rahakotti, vaata oma finantse. Kui sa oled rahul oma finantsidega ja alati kindlasti võiks parem olla, aga nagu väga ei pitsita ja nagu üsna okei on, siis patsuta endale õlale
tähendab, sa oled nii-öelda siis oma sisemise mehega päris kenasti manifesteerimas omale siis küllust ja teemasid ja sisemine mees on tegelikult siis päris aktiivselt töös. Kui nüüd aga siis nii-öelda rahaline ja finantsiline seis on ikkagi väga jama, iga kuu lõpus on ikkagi sama seis, et umbes vaevu vaatad, kuidas omadega välja tuled ja suuremate unistuste siis manifesteerimistest või Hawaii'le sõidust või mis iganes ära üldse räägigi, et võib-olla teises elus umbes on võib-olla see mõtlemine. Siis on sisemisel mehel kindlasti kõva nii-öelda siis tööpõld ees ja kodune ülesanne nüüd teile. Ma pärast hakkan panema iga päev siis väikese sellise PDF-i ka, et saate siis kui tahate, siis nii-öelda tegelikult ongi, tuleb nagu 30-päevane holistilise külluse challenge nii-öelda. Ja harjutus ongi siis see, et vaadata oma finantsid üle, kuidas, mis seis sul rahadega on, kas sa oled nendega nii-öelda rahul, kas sa oled õnnelik ja mida ja kas sa võiksid sellel aastal teha teistmoodi, nii et siis see küllus saaks kasvada ja sa saaksid teadlikult siis panustada ja targalt panustada nii, et siis sinu sisemine mees saab hakata ka toimetama ja aitama sind sinu siis manifesteerimisel. Kui see, mis ma praegu räägin, kõnetab sind, kindlasti anna thumbs up. Kui on tekkinud küsimusi, anna kindlasti ka teada. Ja ma näen, Malle on olemas, aloha, väga tore sind ka näha. Ja järgmiseks teemaks on, mis on sisemise mehe üks väga olulisi nii-öelda siis võtmeteemasid, on tegelikult treening ja füüsiline liikumine. Nüüd see, kusjuures ma sageli ütlen ka keha võrdub raha, see on omavahel tegelikult ka ühendatud siis rahalise seisuga. Mida halvemas seisus on füüsiline, siis sageli see mõjutab ka rahalist seisu. Ja nüüd, kui sa tahad tõsta raha, nii kui sa tõstad oma füüsilist aktiivsust ja teed seda jällegi ka teadlikult ja targalt, siis põhimõtteliselt ka see annab automaatselt kohe sukse lükke, et hakata manifesteerima ka nagu siis suuremalt küllust. Ja siin on siis teine nii-öelda siis kaardistamisharjutus, kui palju sa liigud, kui sul on nii-öelda siis sammulugeja peal, pane sinna sammude arv, kui palju sa võiksid seda tõsta siis päevas või nädalas. Kui sa käid juba trennis, siis kas sa oled sellega rahul, mis võiks siis olla võib-olla need uued sihtmärgid ja tee ka selline nii-öelda väikene ülevaade ja sellega sa aitad oma sisemist meest hästi palju, sest sisemine mees, see on nii-öelda see füüsiline liigutamine on füüsiline maailm, on üleüldse tema maailm. See aitab nii-öelda sinul siis oma ideid ja unistusi ka hakata nii-öelda siis suuremalt toimetama. Jaanus Lehiste ka, aloha, väga tore, et mehi ka meil siin sekka saab. Ja kolmas punkt, mis ma tooks välja, loomulikult neid punkte on maailm ja sisemise pere koolitusel me läheme selle nii-öelda siis teema sisse hästi sügavuti sisse ja igaüks saab siis avastada oma sisemist meest siis oma nii-öelda siis elust lähtuvalt. Ja kolmas punkt on see, et sisemine mees on tegelikult, ta on selline säraja ja ta tahab olla tegelikult tähelepanu keskpunktis, ta tahab nii-öelda siis saada seda tähelepanu ja sageli ongi, et kui teie sisemine mees tunneb ennast hästi, siis ta ei ole nii-öelda arg või kuskil nii-öelda siis nurga taga või hoiab tagasi siis oma kas talentide või asjadega. Ta teab, et sa ei ole perfektne, aga ta lükkab nii-öelda sind siis töösse selleks, et sa saaksid nii-öelda siis särada, jagada, praktiseerida. Ja enamus inimesi ikkagi, nii nagu ma ka eile ise ütlesin, et kui me tõesti läheme sellesse perfektsuse liini peale, siis paljud asjad jäävad tegemata ja jäävadki nii-öelda siis sinna marineeruma. Aga kui sinu sisemine mees on ka see, kes annab sulle nii-öelda heas mõttes jalaga tagumikku, et davai, teeme asja ära, hakkame toimetama, õpime selles protsessis ja vaatame, mis sealt nii-öelda siis välja tuleb. Me ei pea teadma kõike, kas ja kuidas asjad tulevad, aga et meil on vähemalt mingisugused nii-öelda siis ääred või piirid paigas, nii et me saame siis sealt hakata looma.
Võtame näiteks selle idee, et teha siis 31 päeva Facebook live siis nii eesti kui inglise keeles, järgnevad 30 siis päeva. Ja see on täpselt samamoodi, ma pean nüüd selle sisemise mehega läbi rääkima, mis on need ajalised orientiirid palju ja siis pärast ka kõik need nii-öelda kokkuvõtted tegema. Siis uus asi, mis on Viralocity ehk siis panna need videod laadida samamoodi YouTube kanalile, panna oma websaidile. Eile ma kõik need asjad nii-öelda tegin läbi ja paljud inimesed ei tea, kõik need asjad täiesti fookusega töö. Ma istusin 5 tundi, et teha 4-5 blogi ja siis lisaks need linkida nii-öelda siis kõik omavahel ära. Ja see on tänasel päeval, see on täielik omaette töökoht ja paljud inimesed mõtlevad, et mis see siis ära ei ole. Aga kui sa hakkad seda tegema täiskohaga, siis see võtab ikka tohutult aega. Ja alguses ongi sageli, sa teed kõiki neid asju peamiselt ise. Nii et nüüd sisemine mees ja mina istusime maha, et okei, nüüd võtame siis selle konteineri kuu aega. Eesmärgiks on siis rääkida ka minu nii-öelda lemmikteemadest. Ja need mul olid siin ka kuskil, ühesõnaga need olid mul, see on nüüd ära liikunud siit, aga need olid mul ka selles blogis olemas, ma panen siia pärast selle lingi ka, et minu lemmikteemad, mis ma siis tahan selle kuu jooksul ka läbi käia ja kui teist siin kellelgi on veel mingisuguseid ekstra teemasid või küsimusi, siis kindlasti andke märku, et oleks nagu väga tore kuulda ka teie siis huviorbiitidest. Üsna paljud need, millest mina nagu mõtlen rääkida, lähevad ka sinna kindlasti nende alla. Nüüd panime paika siis need orientiirid ja nüüd ma pidin siis võtma selle, panema oma praegusesse kalendrisse, kus on siis juba eelnevad kokkulepped erinevate siis inimeste programmide asjadega. Ja ma pidin siis leidma need ajalised augud ja täpselt siis, mismoodi see toimima ja siis väliselt ka, kuidas siis inimestele teada anda, kas ja millal miski asi toimib. Ja nüüd, kui see sellisel kujul on paigas, siis see ongi nagu konteiner ehk selle konteineri ääred on püsti ja nüüd ma saan hakata sinna sisu looma. Ehk nüüd see 31 päeva, mis ma siin teen iga päev, see saab hakata looma tegelikult ka eraldi lisaboonusmaterjali, mida saab pärast nii-öelda ka kas siis ära anda või eraldi nii-öelda siis jagada. Nii et igati lahe nii-öelda siis projekt ja sihuke avastus nii-öelda siis iseenda toimetamiste asjadega ka. Ja nüüd, kui mina räägin konteinerist, siis kujutage ette, kui suvi on ja teil on see täispuhutav bassein ja te panete selle basseini muru peale, pumpate ääred täis ja siis panete vee sinna sisse. Ja nüüd, kui vesi on sees ja ääred on üleval, siis ilusti see konteiner on olemas ja kõik toimib. Ja nüüd enamus inimesed ka, kui nad sageli jõuavad minuni, siis ütlevad, kuule, Kristel, jama, raha ei ole. Siis esimene asi, me vaatamegi üle kohe sellised asjad, struktuursüsteem, mis on paigas ja siis tuleb välja, et konteineri seinu üldse üleval pole. Ehk siis ta proovib panna sinna basseini seda vett ja see vesi voolab ära, sest konteineri seinu üleval ei ole. Ajalised kokkulepped, distsipliin, erinevad sellised struktuurid, süsteemid, mis nii-öelda seda praegust reaalsust koos hoiavad. Ja kui neid ei ole, siis me ei saa sinna konteinerisse midagi väga luua, sest kõik vesi, mida sa sinna paned, see lihtsalt voolab kohe ära. Ja seepärast on hästi oluline ka, see on nüüd üks asi ka, mis sisemise mehe üks teema on saada hästi selgeks, kes ma siin olen, miks ma siin olen, mis on need põhjused nii edasi. Ja eelmisel aastal, kui ma tegin selle aasta lõpu ühe video siin, võin sellega siia pärast panna, kus ma jagasin Prince Ea neid eksistentsiaalseid küsimusi ja panen võib-olla siia pärast selle pildi ka, siis kui sa need küsimused läbi tegid, siis sealt hakkab sul täiesti selge pilt looma. Ja vaatan, mul on vist see raamat praegu siin ka. Jah, ma ei näe seda praegu, aga ühesõnaga ma lisan selle pärast siia alla, saate siis selle ka üle vaadata. Nii, ma näen, et Birgit on olemas, Merike ja Britt-Marie. Britt-Marie, I will have an English one in a moment, so thank you for being here. Ja nüüd ma mäletan,
2014 aastal ma siis tegin selle otsuse, et okei, see oli vist tegelikult 2014-15 seal kandis, et okei, nüüd ma hakkan tegema oma blogi, kirjutama nädalas korralikku blogi ja siis mingi hetk hakkasin tegema seda siis ka eesti ja inglise keeles. Ja see on tohutu töö, et põhimõtteliselt minu blogide kirjutamine ka, kuna ma olen oma olemuselt kirjanik, ei ole mingi 5 rida, et mul siuke mingi 1200 sõna tuleb nagu varrukast, on ju. Aga mis ma selle õppisin selle 12 kuu jooksul oli see, et need teemad, mida ma käsitlesin, olid nii puudutavad, et sageli sealt hakkas tulema mulle uusi huvitatud inimesi ja see tegelikult lõi vajaduse teha siis online kursuseid edasi ja need inimesed said siis sügavuti minna nende teemadega. Ma sain nendega siis tegeleda selle tasandiga, et sain neid toetada, pluss siis, kui ma olen näitanud oma siis veebilehte erinevatele siis veebiarendajatele, et see vajab palju uuendusi ja asju, aga nad vaatavad kõiki neid Google analüütikuid ja asju, ütlevad, issand jumal, kus sul on ikka siin traffic'ut käinud, on ju. Ja see tuleb sellest, et sa lood konteineri ja sa lood nii-öelda siis püsiva liikluse sinna ja sa pead seda siis hoidma ka nii-öelda siis pidevalt töös ja hoos, sest muidu samamoodi jälle konteinerseinad vajuvad ära. Ja nüüd, mida aeg edasi, kui sa õpid selles protsessis samamoodi, kuidas seda teha targemalt ja konkreetsemalt, siis kõik süsteemid lähevad veelgi lihtsamaks ja veelgi konkreetsemaks ja sa kulutad järjest vähem aega. Et kui ma võtan näiteks selle 1. jaanuari blogi, mis ma siis tol aastal tegin ja siis 31. detsembri blogi, need olid täiesti öö ja päev ja minu kirjutamise muskel oli nii-öelda siis saanud trenni, et ma olin avastanud hästi palju siis erinevaid asju selle nii-öelda siis rännaku jooksul, pluss siis ka see inimestega suhtlemine ja nii edasi. Nüüd eelmisel aastal mul blogi pidamine sellise tihedusega oli väga keeruline, sest me olime kogu aeg lennus ja teine asi ongi see, et kogu maailm on minemas tegelikult rohkem nii-öelda siis nende videode ja visuaalse poole. Ja nüüd hästi sageli näiteks ka minu õpetaja Brendan Burchard, tema blogid ongi see, et ta on oma videod pannud lihtsalt sinna blogidesse ja siis mõne sõna sinna juurde kirjutanud, et see on nüüd tulevik, et kui sina ka, sul on siin oma firma toimetamised, siis kas või väikesed snippetid, Facebook live'id, Instagramid, asjad, see on see, kuhu tulevik läheb, videod, pildid, kõik visuaalne teema, mis osaliselt on tõesti, et inimesed ongi siis hästi lühidalt asjades sees, aga samas kindlasti need, kes tahavad ka sügavuti minna, et neile siis ka ikkagi vahelduseks midagi selles teemas ka siis pakkuda. Nüüd, kui sa nüüd vaatad ka siis oma elus praegu siis need konteinerid üle, et kus on need konteinerid laiali. Noh, võtame nii-öelda siis lihtsalt tavalise päeva, mis kell sa üles tõused, mida sa sööd, millal sa trenni lähed, kui sa lähed, on ju, millal sa töötad, kuidas on töö ja siis puhkus tasakaalus, mis on hobid, mida sa teed. Kõik sellised erinevad asjad, mis moodustavad sinu päeva, need on sinu konteiner. Ja nüüd, kui sa tahad muuta siis mingeid asju siis ka, et kuidas seda hoida nii-öelda tasakaalus, sinu sisemine mees saab sulle anda nii-öelda siis juhiseid. Ja nüüd sageli inimesed ütlevad, et ma ei saa aru, Kristel, mis asja sa räägi, mis sisemine mees, et okei, ma kuulen seda meditatsiooni, mis sa jagasid, mis ma eile jagasin, on ju, aga ma ei saa üldse pihta, mis värk on, et ta ei tule mul nagu üles. Ja nüüd ongi, sa võid siis lihtsalt mängima hakata, okei, et ma kujutangi nüüd ette, et milline see sisemine mees siis võiks olla ja mis riided tal on seljas, mismoodi ta välja näeb, mismoodi ta räägib, milline on tema hääletämber. Ja selles sisemaailmas, kui sa saad temaga ühenduse, siis põhimõtteliselt sinu maailm hakkab muutuma sellest päevast täiesti totaalselt. Ja see hetk, kui ma siis hakkasin kanaldama oma sisemist meest, kuni ma siis kohtusin Maikeliga, võttis veel kuskil 3-4 aastat, aga vahe oli see, et minu sisemine mees tõmbas mind hästi nagu suhtekonteinerid, hästi nagu triiki, et enam põhimõtteliselt ei vali luusereid, enam ei vali nõrku mehi ja sinu päralt on ainult džentelmenid ja kuningad ja midagi allapoole seda nii-öelda siis ei vaata, ei toimeta, ei tee nagu.
ja see oli hästi huvitav, kuidas universum hakkas viskama erinevaid siis nii-öelda teste, et Mehhikos olles kohtusin ühe hästi laheda mehega, vanem meesterahvas abielus ja hästi lahe nagu sõbra kontakt tekkis meil ja siis ühel hetkel ta pakkus mulle, et ma hakkaks tema nii-öelda armukeseks ja ma ütlesin, et sorry, no way, et see hea suhtlemine ja sõprus, mis meil on, ma ei taha seda kaotada ja siit ei tuleks nagu mitte midagi, sest ma lihtsalt nüüd on arendatud ka siis võime vaadata tulevikku, et mis nii-öelda tulevik on ja see olekski olnud nagu aastakümneid armukese rollis ja see ei olnud see, mida mul siis tol hetkel vaja oli. Aga kuna ta oli nii-öelda siis džentelmen, temaga koos olles ma õppisin džentelmeni nii-öelda siis käitumist, harjumusi ja see oli minu jaoks täiesti mingi uus maailm, sest minu maailmas olid ainult olnud nii-öelda teist sorti mehed, kes ei teadnud isegi, kuidas naisele nii-öelda siis tooli tõmmata välja, ust avada, aidata mingeid asju. Minu jaoks oli see täiesti võõras maailm. Ja nüüd olles temaga tihedas sõpruses mitu aastat, siis alles nii-öelda hakkas ilmuma neid erinevaid siis teisi nii-öelda mehi, kusjuures neid armukese pakkumisi tuli peale seda mitmest teiselt siis nii-öelda džentelmeni tüüpi inimeselt ka ja korduvalt ma pidin jällegi ei ütlema. Ja ma mäletan seal just ka, et kuidas ma aktiveerisin rohkem seda sisemist meest, oli just see õhtuti läksin magama ja mõni õhtud ka Mehhikos on igast asju toimub seal, et ei tunne väga turvaliselt ennast. Ja siis ma olin nii hirmul mõni öö ja siis ma lihtsalt kujutasin ette, et mu sisemine mees lihtsalt hoiab mult ümbert kinni ja ma tunnen ennast turvaliselt, ma tunnen ennast hoitult ja ma ei tea, kuidas teil on seal armsad Eesti naised, kui ma esimesed korrad seda tegin, mul lihtsalt pisarad voolasid, sest ma ei olnud elus niimoodi täielikult tundnud sellist sorti tingimusteta hoidmist mehe poolt, et ta lihtsalt hoiab, ta ei taha mitte midagi ja lihtsalt on olemas ja lihtsalt hakkasin kujutama ette siis järjest, et vot see ongi minu tulevane mees ja kusjuures just on meil ka aastapäev, et 5 aastat tagasi, 1. jaanuaril oli siis meil niisugune ametlik esimene date Michaeliga Mehhikos ja me siis veetsime aega siis lõkke ääres seal siis ookeani ääres ja muidugi seal on hästi soe ja mõnus. Ja siis, kui see läbi sai, siis Michael tegi ettepaneku, et kas ta saaks minuga lihtsalt nagu siis koos olla, et ta lihtsalt hoiaks mind. Et ta tahaks terve öö lihtsalt olla minu kõrval, ei mingit seksti, aga lihtsalt hoida mind. Ja siis ma nagu vaatasin niimoodi, et mida värki on ju, et see sisemine maailm hakkas väliseks reaalsuseks muutuma, et täitsa näost läksin valgeks nagu come on on ju. Ja ma ütlesin okei, et vaatame siis, et kas mees on mees, kes peab oma sõna. Sest enamus mehi sellega esimesel ööl, kui energiat ka niimoodi pakatavad hakkama ei saa. Ja ta oligi ta terve öö täpselt seesama tunne, mis ma olin tekitanud siis oma sisemise mehega. Mul oli see täiesti, tuli tagasi, ma kana nahk nii-öelda peal, et see oli nagu täiesti vau, et ma olingi reaalselt siis loonud selle ühenduse ja see mees oli minu reaalsuses nüüd füüsiliselt nii-öelda olemas. Ja üks naljakas asi veel selle sisemise mehe teemaga, et me hakkasime harjutama siis minu hea sõbrannaga tol ajal just sedasama, et kuidas siis neid härrasmehelikke nii-öelda siis käitumisi on ja omavahel hakkasime uksi lahti tegema, et ükskõik kuhu läksime, siis uksi lahti teha. Ja tema siis mees, kellega ta nagu abielus siis üle 20 aasta, mitte kunagi poolt talle nii-öelda väga niisugust ust lahti teinud. Ja siis läksid ükskord lihtsalt autoga sõitma ja mees põhimõtteliselt meie toimetamist nagu ei näinudki omavahel. Ja mees lihtsalt lambist tegi talle ukse lahti ja mu sõbranna oli täiesti kaame näost, et mis asja, et see ongi sinu reaalsus, kui sa hakkad tõesti saama ühendust, see ongi nüüd siis ka see kuninganna energia, siis sinu reaalsus hakkab nii-öelda looma neid väliseid siis sisemise mehe nii-öelda siis trikke, nii et väga põnevad teemad. Nüüd ma näen, et inimesi on siia veel juurde tekkinud. Nüüd, kas kellelgi on tekkinud sellega seoses küsimusi? Jaanus küsib, tuled kohtingule? Lähme pesupoodi.
ja Jaanus, et mul on mees olemas ja me oleme küll avatud suhtes, mis on ka täiesti omaette siin teema. Kuid Jaanus, ma ütlen sulle selle kohta, et kui sa esimest korda inimesega või naisega suhtled ja sellise küsimusega just, et lähme pesupoodi, see ei ole päris härrasmehelik küsimus. Et võib-olla ka võiksid oma sisemise mehega natukene rohkem ühendada ja võib-olla mõne isegi härrasmehe koolituse läbi teha. Et kusjuures see on meil ka plaanis Maikeliga teha kuningannade ja kuningate kursus, kus siis saab õppida neid erinevaid siis nii-öelda siis käitumisviise. Ja nüüd on mul küsimus suurele ringile, et kellele siis anda nii-öelda siis kingitustena. Kui sa vaatasid eile läbi ja tegid läbi siis eile selle sisemise pere meditatsiooni, ja nii-öelda siis ma tahaksin, et sa jagaksid, et jah, ma tegin selle läbi ja jagada siis, mis seisus oli sinu sisemine laps kommentaaridesse, kui võimalik. Ja siis lisaküsimus, kas sa oleksid huvitatud siis sisemise pere coachingu programmiga liitumisest? Ja viimane küsimus, mis seisus on sinu nii-öelda siis sisemine mees, mis sa näed praegu nagu on võib-olla sihuke esimene asi, kas siis konteiner, treening või finantsid, et mis on nendest kolmest, mis sa peaksid võib-olla nagu rohkem fookusesse võtma. Ja pane nii-öelda siis vastused siia kommentaaridesse, et järgneva tunni aja jooksul ja siis sealt ma valin välja siis ühe inimese, kes siis kui sa nüüd just ei ole praegu juba meie siis selles programmis või eelnevalt seda läbi teinud, et siis ma annan sulle väikese siis materjali, mis on siis sisemise mehe kaardistamise või karakteri kaardistamise siis juhised, mis on väike PDF, kus on siis väikesed punktid, mis sa siis saad nii-öelda üle vaadata ja kui sa hakkad nendega tegelema, siis sa hakkad märkama ka teisi nii-öelda osasid ja mida rohkem sa integreerid neid erinevaid teemasid, siis seda rohkem see hakkab nii-öelda sinu välises maailmas ka tõmbama seda sorti siis inimesi sinu nii-öelda reaalsusesse. Ja nüüd rääkides siis järgnevatest nii-öelda siis Facebook laividest, igal päeval tuleb siis erinev teema, et ma tunnetan alati siis ka, mis on nii-öelda siis järgnev, mis nii-öelda siis üles tuleb ja siis vastavalt sellele toimetan sellega siis vastavalt nii-öelda edasi. Ja nüüd järgmine homne siis tuleb meil teemal just, kuidas aktiveerida oma intuitsiooni ja mis ühendus on siis intuitsioonil sisemise naisega ja ka küllusega. Nii et ühtne punane joon läbi kõikide siis Facebook laivide on holistiline küllus, selle puhastamine, aktiveerimine, mis enamus inimestel on ikkagi hästi pudru ja kapsad, et kui sa tahad nagu tõesti aktiveerida, alustada seda aastat nagu teistmoodi, siis siin on sul väga põnevad 30 päeva nii-öelda siis ees ja ootamas. Ja ma vaatan mõningad võib-olla Facebook laivid, ma teen ka nii-öelda siis jooksu pealt kuskilt, ma vaatan, kuidas see ajakavaga on, mis võivad siis tulla otse nii-öelda siis nii-öelda telefoniga ja vaatame, kuidas kvaliteedid asjad seal on, aga et siis olete nii-öelda siis valmis. Ja iga õhtu panen siis valmis järgmise päeva, siis see on minu õhtu, mis on siis teie hommik, valmis siis järgmise nii-öelda siis aja, siis järgmine nii-öelda siis kogunemine on. Ja nüüd sisemise pere kohta veel, et panen uuesti siia ka siis sündmuse lingi, kui see on siis huvitav, et see on siis 4 kuud, sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees ja siis kõik nad korraga koos. Kuidas see nii-öelda käib, kuidas seda integreerida ja nagu ma eile ütlesin, ma näen, et see on tegelikult võtmevundament, mille sa saad luua selleks, et saada ühendust oma selle sisemise nii-öelda siis tasakaalupunktiga ja sealt hakata siis looma nagu teadlikumalt oma siis külluslikku elu. Ja need on väga väiksed detailid, mis tunduvad võib-olla ei olegi nii olulised,
aga tegelikult nad mängivad kõik suurt rolli. Ja programm on siis 150 € kuus ja kui soovid, siis on võimalus saada kõigest allahindlust, kui sa maksad terve siis 4 kuu eest korraga kokku. Ja kui nüüd see video siis pakkus sulle inspiratsiooni ja nii-öelda pani mõtlema ja andis head siis materjali, siis kindlasti pane sellele like, jaga seda oma võrgustikes ja kui sa ei ole veel minu siis erinevates võrgustikes nii-öelda järgija, kindlasti saa selleks, see toetab minu tööd ja toetab siis minu sisemist meest. Suur-suur aitäh, et olete täna siin ja ma panin teie jaoks ka väga erilise särgi täna selga, do it for you. Kõike, mida sa teed, kõigepealt tee iseendale ja kui sa teed seda respekti, armastuse ja teadlikkusega, siis see hakkab kandma seda energiat ka välja teistele ja loomulikult hakkab siis seda paljundama ja tõeliselt nii-öelda su ellu rohkem tooma. Ja kui sul tekkis veel siis kas küsimusi või kommentaare selle siis teema kohta, kindlasti pane siia siis pärast kommentaaridesse, lisan siis kõik need lubatud lingid, asjad siia tänase päeva jooksul juurde. Ja kui sa tead ka teisi sõpru-tuttavaid, kes oleks huvitatud väikestest sellistest snippetitest terve selle kuu jooksul, siis kindlasti jaga nendega seda infot ja kutsu nad ka samamoodi kuulama. Nii et imelist päeva õhtut, kus iganes te olete ja imelist toimetamist ja kohtumiseni juba homme. Aloha, mahalo!